tere, 3. klass! Täna me Freiaga õpetame sulle loodusõpetust. Liikumine on keha asukoha muutumine teiste kehade suhtes. Ja tuletame meelde, mida me õppisime eelmisel nädalal. Siin on mul kass ja kala. Need on 2 keha. Kui kass liigub kalale lähemale, siis tema asukoht kala suhtes muutub. Ja kui kass liigub kalast kaugemale, muutub samuti tema asukoht kala suhtes. Tuleta meelde, missugune on kassi või ahvena või konna liikumine. Ja vaata nüüd, kuidas Freia liigub. Inimestel ja suurematel loomadel on liikumiseks lihased. Inimesed ja loomad kasutavad liikumiseks oma jäsemeid. Need on käed ja jalad. Mängivad lapsed ja kutsikad liiguvad joostes ning hüpates. Vees on võimalik edasi liikuda ujudes. Jää peal saab uisutada ja niisama liuelda. Ka tantsimine on üks liikumise viis. Asjad liiguvad siis, kui need liikuma pannakse. Inimene tahab tihtipeale liikuda kiiresti ja vähe jõudu rakendades. Selleks on ta õppinud kasutama mitmesuguseid abivahendeid, näiteks auto. Nüüd ava palun oma töövihik leheküljelt 2. Kuidas liiguvad elusolendid ja asjad? Esimene küsimus. Mille abil liiguvad elusolendid? Elusolendid liiguvad lihaste ja jäsemete abil. Jäsemed on sinu käed ja jalad. Ülesanne number 2. Võrdle koos pinginaabriga enda ja konna liikumist. Kirjuta tabelisse, mis on konna ja sinu liikumises sarnast ja mis erinevat. Sarnasused on asjad, mis on teil ühtemoodi ja erinevused on asjad, mis on teistmoodi. Näiteks hüppamine ja ujumine. Sinu ja konna erinevuseks aga on see, et konn näiteks ei oska joosta. Mõtle nüüd palun veel siia mõni näide juurde. 3. ülesanne. Millised liikumisvahendid on sul talvel abiks lumel ja jääl liikudes? Talvel jää peal saab näiteks uisutada ja lumel kelgutada. Seega kirjuta siia uisud ja kelk. Ülesanne number 4. Too mõni näide liikumisvahendite kohta, mis liiguvad edasi ainult inimese enda jõul. See võib olla näiteks jalgratas või tõukeratas. Kui tahad, mõtle siia ise midagi juurde. Ülesanne number 5. Joonista merel sõitev purjekas. Näita noolega, millises suunas peab sinu joonisel tuul puhuma, et purjekas edasi liiguks. Ja püüan sulle näidata. Loodan, et saad hakkama. Nägemist!